tere sulle! Tänane teema on siis hirm ja kuidas see hirm siis, need hirmukogemused mõjutavad meie elu. Ja me elame praeguse maailmas, kus on väga palju selliseid muutusi ja see on juba väga hirmutav. Erinevaid nõudmisi, erinevat informatsiooni, kõike on väga-väga palju ja tegelikult see kõik on väga hirmutav. Sellepärast, et tekib tunne, et kuidas ma siit nagu läbi lähen, kuidas ma endaga hakkama saan, mis muga üldse toimub ja see kõik tegelikult mõjutab meid nii või naa. Ja kuidas ma siis saan sellest kõigest läbi minna selliselt, et ma ikkagi jään tasakaalu, et ma ikkagi ei lähe kõige sellega nii meeletult kaasa ja et minu süsteem ei lähe häiresse, et ei teki sellist tohutut sisemist pinget. Ja mis siis need asjad on, mis tegelikult seotud hirmuga, mis võivad välja meist tulla? Üks esimesi kõige tugevamaid kohti on kindlasti ärevus. Ja ärevus tõuseb kohe nii, kui süsteem on pinges. Kui sa tõmbad ennast pingesse üle nii terve keha, siis sa tajud ju tegelikult, kui sa oled veel sellest tükk aega, siis sa tajud, et no lõpuks enam ei jõua. Ma pean ju kuidagi ennast lõdvaks laskma. Aga kui meil on kogu aeg teadlikult või alateadlikult mingi pinge meiega kaasas, ükskõik milline see siis meie süsteem on kogu aeg nagu häires. Ja sellest tekib ärevus ja see ärevus käib meiega kaasas ja kui see ärevus on selline, kuidas ma ütlen, süsteem on kogu aeg nagu häiresituatsioonis, siis me mõnikord lõpuks me harjume sellega ära ja me ei saagi aru, et ma olen tegelikult kogu aeg kerges ärevuses. Ma olen ise niimoodi elanud, ma tean seda täpselt, et ma ei teadnud seda lõpuks, et mu süsteemis on kogu aeg pinge sees. Kuni lõpuks ma suutsin selle enda sees ära lahendada, see võttis mingisuguse aja ja ma ei teinud seda neid samme üldse teadlikult, vaid täiesti alateadlikult neid toimusid erinevad elumuutused, siis praeguseks ajahetkeks ma tean, mis tähendab olla ärevuses ja mis tähendab olla mitte ärevuses. Teine, kus hirmu faktor meil välja võib lüüa, on depressioon. Sest see hirm tõukab meid sellisesse lootusetusesse ja masendusse. Ja kui me sinna läheme, siis tegelikult seal all on ka hirm. Ja on vaja uurida, miks meie süsteem on sinna liikunud ja mis on vaja tegelikult süsteemi toetamiseks välja töötada mingisugused sammud, mingisugused võtted või kuidas sellest depressiooni situatsioonist välja tulla. Hirmuga koos vastureaktsioon on kindlasti agressioon ehk viha. Nagu te isegi teate, kui nurka on aetud loom, siis ta võib seal küll karta, aga lõpuks ta võib sind rünnata, sellepärast et seal toimub selline kaitsereaktsioon. Ja kui meil on väga palju hirmu sees, siis tekib ka väga palju viha meie sisse, sellepärast et see hirm peab kuidagi sealt ju välja tulema. Süsteem on meil imeline, meie kõigi enda süsteem on imeline. Süsteem teeb kõik selleks, et inimene kuidagigi toime tuleks. Ja see, et hirmuga toime tulla, siis ta otsib ka vastavad võimalused, kas siis ärevus, depressioon, agressioon, viha ja üks hirmu muidugi siuksi alateadlikke keerulisi kohti on ohvri roll ja see on selline käitumismuster, milles me võime olla aastaid ja me tegelikult isegi ei saa seda aru, et see on meie kogu fookus on väljapoole, me tahame saada aru või abi või sellist toetust sealt väljapoolt, me teeme kõik selleks, kas manipulatsioon, kas hädaldamine, tunneme ennast abituna, meil ei ole valikuid ja võimalusi, mis iganes meil seal siis ei toimu. See kõik on seotud ohvri rolliga. Ja sellest ennast välja töötada, selleks on vaja kindlaid samme. Ja tegelikult kindlasti oleks hea keegi, kes teid juhendaks sealt välja. Esiteks, et üldse aru saada, et ma selles olen
ja sealt sammult välja liikuda. Kõik, kelle ellu tulevad väga agressiivsed inimesed, siis teil on kindlasti mingi osa sellest ohvri rollist, et tasub ennast väga uurida ja kuidas sealt väljuda. Need, kes elavad suhtes, kus teine pool on agressiivne, siis seal on kindlasti ohvri rolli sees. Ma tean seda ise, ma olen selle läbi teinud, ma olen sealt need samm-sammud liikumised välja teinud ja kuidas ennast siis tasakaalustada seal. Siis ka päästja roll on ohvri rolliga analoogne. Tegelikult nad on ühel tasandil, sest kui ma tahan kedagi päästa, siis see näitab seda, et tegelikult ma olen ikkagi ohvri rollis. Nii et päästja ja ohvri roll on omavahel väga tugevalt seotud. Ja kõik see, mis praegusel ajahetkel on seotud ärevusega ja rahaga, see on ka hirmufoon. Sellepärast, et ükskõik siis, mis mul seal toimub, kas mul on hirm sellepärast, et mul ei ole raha või kuidas ma saan seda raha või ükskõik, mis fookus või emotsioon mul seal taga on, seal all on ikkagi hirm. Nii et mina soovitan endale kõigepealt aru saada üldse, mis hirm mind praegusel ajahetkel juhib ja siis saab hakata üldse vaatama, missuguseid samme tuleks tegelikult astuda ja kuidas sellest hirmust siis nagu välja tulla. Nii et esimene küsimus on, et mis hirm mind praegusel ajahetkel juhib, nii et uuri seda kohta enda sees. Ja need hirmud võivad olla mitmekihilised. Esiteks on see, nagu ma ütlesin, minu enda elukogemus, see, mida ma kogen, see, mida ma läbi olen elanud. Võib-olla ma olen aastaid elanud väga pinges kuskil lapsepõlves, lapsepõlve kodus oli mingisugune pinge vanemate vahel, mida ma kogu aeg tajusin, või siis keegi vanem oli minuga väga nõudlik või isegi võib-olla nagu nii nõudlik, et sain võib-olla riielda ja võib-olla ka füüsilist karistust, siis tegelikult seal arenes välja väga tugev hirmu koht meie süsteemi. Ja isegi kui, nagu ma ütlesin, süsteem on imeline, meie süsteem õpib toime tulema ja me teeme mingisugused käitumuslikud mustrid, siis praegusel ajahetkel ei pruugi üldse seda hirmu olla, aga süsteem teatud hetkedel käitub ikkagi selliselt, et harjumuslikud, kogemuslikud need situatsioonid, kui meil tuleb midagi pingeolukorda meie ellu, me hakkame ikka samamoodi käituma. Ja ükskõik, mis seal ennem oli, kuidas ma õppisin siis toime tulema? Kas ma õppisin seda, et ma läksin täiesti oma sisemaailma, võib-olla ma läksin lausa ruumist välja, võib-olla ma sekkusin. Ühesõnaga kõik see, kuidas ma olen ära õppinud käituma, see käitumismudel tegelikult on meiega igapäevaselt kaasas ka praegusel ajahetkel. Kuid millest ma tahtsin täna veel kindlasti rääkida hirmu kogemustest on põlvkondade ülene hirmu kogemus. Ja see tähendab seda, et meie esivanematel olid juba hirmud. Me oleme läbi elanud siin, eestlased näiteks või Eestimaa on ju läbi elanud väga palju erinevaid situatsioone, igasuguseid valitsusi, sõdasid, kõike on läbi elatud. Ja põlvkondade üleselt me oleme juba seotud teatud hirmudega. Näiteks sellega, et meid võidakse kodust välja saata, näiteks sellega, et mingisugused rahad võivad ära võtta, sellepärast, et tuleb valitsuse vahetus. Võib-olla siin on olnud seda, et kes kelle peale nagu on mingisugust kaebamist teinud ja seoses sellega on mingid tagajärjed. Missugused suhted meil on olnud? Kõik see on seotud samamoodi hirmudega. Ja kui see nüüd on põlvkondade ülene, kui see tuleb nagu põlvkonnast põlvkonda, no kui meil on näiteks olnud kodukaotus, võib-olla esimeses juba vanaemadel või vanaisadel võeti kodu ära mingil põhjusel, et võib-olla nad olid liiga rikkad ja saadeti Siberisse. Võib-olla emal läks lahutusega nii, et võeti kodu ära ja ta pidi kuidagi ise hakkama saama.
Ja kui sinul tekib mingisugune analoogne olukord, näiteks, et ma hakkan lahku minema ja ma pean oma kodu loovutama, siis siin on tohutult palju hirmu ja selle läbitöötamine nõuab väga teadlikku kohta, et seda hirmu endas läbi töötada. Ja samamoodi on seotud kõik, mis on seotud sõdadega, agressiooniga, õiglusega. Need on kõik seotud ka läbi selle põlvkondade ülese reaktsiooniga. Ja see reaktsioon on väga tugev ja see on süsteemi väga laastav ja selleks vabanemiseks on väga hea võte on konstellatsioon, nii et ma kutsun sind konstellatsiooni, mida ma läbi viin konstellatsioonipäevi või õhtuid ja loomulikult konstellatsiooni kursusele, mis on 6 õhtut järjest, kus me töötame spetsiaalselt läbi just need pingekohad, erinevad meie enda süsteemi omad ja perekonna ja suguvõsa süsteemi omad, nii et oled siiralt oodatud. Ja kuidas siis sellest hirmust või kuidas sellest siis nagu natukenegi nagu siit praegu selle kogu info põhjal natukenegi siit nagu välja liikuda. Esiteks, nagu ma ütlesin, on hea küsida, et mis hirm see mind praegu juhib, miks see on, mida ma tegelikult kardan. Ja see küsimus, et mida ma tegelikult kardan, sealt võib tulla igasuguseid vastuseid, kuid järgmine küsimus on kõige olulisem. Kas praegu on ohtlik? Kas praegu siin ajahetkel tegelikult on ohtlik? Ja kui sa selle küsimuse ära küsid, ma võin sulle öelda 99%, isegi 99,9% ei ole ohtu, aga meie süsteem tõlgendab seda ohuna. Ja kui mu süsteem aru saab, et ei ole ohtlik ja kui ma seda teadlikkuse osa endas kogu aeg nagu kasvatan ja ennast teadvele toon, see teadvele toon on niisugune tore koht, et ma ütleks, et see teadvel on oluline sellepärast, et ma õpin ära enda süsteemi ja vot see on see teadvelolek. Ma tean, mismoodi ma reageerin, mismoodi ma käitun ja vastavalt sellele ma oskan valida samme, kuidas sealt väljuda. See on teadvelolek. Järgmine koht on see, et kõik muutused ongi hirmutavad. Ja kui me oleme mingisuguses mugavustsoonis ja hakkame sealt välja liikuma, ükskõik mis muutuse ma teen. Ma vahetan töökohta, ma vahetan elukohta, ma vahetan partnerit, ma lähen uude kohta kellegiga kohtuma. Kõik on muutus ja kõik on hirmutav, kuid see on ka täiesti loomulik elu osa, sest kõik ongi kogu aeg muutumises. Ja kui ma tean, et see on kogu aeg muutumisest terve maailm, siis see maailm tegelikult toetab mind. Aga mina seal maailma sees millegipärast olen nagu paigal ja ei taha selle maailmaga kaasa liikuda. Olen nagu kinni jäänud. Aga kui ma lasen sellel hirmul enda sees vabaks ja hakkan selle maailmaga koos liikuma, siis see hirm lihtsalt ka läheb palju pehmemaks ja hajub minu sees ära. Ja nagu ma ütlesin, see teadlik tundmine, mis hirmu ma tunnen, on järgmine punkt. Ja see teadvustamise koht, et antud ajahetkel hirmu ei ole. Ja muidugi see toetav võrgustik sinu ümber. Kui mul on ikkagi ärevus või depressioon, siis ma ikkagi soovitan pöörduda kuskile. Kui mul on väga tugev selline ärevus või väga-väga tugev mingisugune reaktsioon mingisugustel teatud olukordadel, siis ma soovitan ikkagi ka nõustamisse tulla ja vaadata ja lahata see. Mul on käinud inimesed, kes on käinud 1 korra, 2-3 korda ja nad on saanud lahti oma ärevusest sellepärast, et nad saavad aru, miks nad niimoodi käituvad, miks see süsteem selliselt käitub ja õpivad ennast tundma ja nad teavad, et see tuleb sealt, aga see ei ole seotud praegu antud ajahetkega. Nii et ma soovin sulle sellist teadlikkust, teadvustamist, küsimuste esitamist ja hirmust välja liikumist. Nii et kõike head sulle!